Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad veid. Kaalume 21. lõpetamist juhul, kui näiteks mingisugused numbrid kuskil on jälle muutnud, siis see ei ole selline lubadus, mida saaks loota. See on jälle selline asi, mis vägagi reisib pettuse järele ja toodab jälle 2 või 3 nädalat, et see oleks me siis vaatama. Ei, me kavatseme vaadata, aeg on läbi ootamiseks. 2 aastat on vaadata. Elvis tegelikult Vabaduse kolonn teatab juba alla Toompea nõlval ei lasta kedagi seal üles. See sisuliselt on läbikukkunud, aga see siin, mis täna toimub sinu selja taga, mis sõnumi see Vabaduse valitsusele? No Vabaduse kolonn kindlasti on läbikukkunud, see mõttes, kui inimesed tulevad ikka igast Eestimaa nurgast kohale ja nad siin lihtsalt Toompea mäel peatati, siis seda ei saa läbikukkumiseks pidada. Et pigem on see läbikukkumine politsei poolt, ma arvan, et igal juhul oleks kasulikum lasta nad siia üles ja mitte blokeerida liiklust, sest ma tean, et inimesed suure tõenäosusega võivad jääda sinna seisma ja ka strateegiliselt asja peale mõeldes, kui see saba lõpuks jookseb liiklusesse, siis tekitab see palju suurema kaose ja palju rohkem probleeme. Aga see ei ole kindlasti läbikukkumine, inimesed on füüsiliselt ikkagi kohale tulnud ja lipud lehvivad. Tänane sõnum siit valitsusele võiks olla missugune? No täpselt sama, mida me igal neljapäeval siin korranud oleme, et piirangud tuleb viivitamatult lõpetada ja apartheidirežiimi kehtestamine, läbiviimine tuleb viivitamatult lõpetada ja kohe peale seda tuleb hakata otsima, tähendab siis vastutusele võtma ka seda kehtestanud isiku. Kas kohvipeen avati, ma lugesin meedias, see on nüüd lahti uuesti, anti luba see kohvik uuesti avada? Tähendab, ei ole nii, meediainfo on jällegi natukene puudulik, sellepärast et ühe kohviku avamise ja sulgemise protsess ei ole päris nii, nagu meedia seda vahendab, et sulgemine käib küll jah, võib-olla kiirelt, see on nipsust politsei lintide abil, aga avamine tähendab terve rea lubade taotlemist, veterinaaramett peab käima vaatama pinna üle, kõlblikkus üle, külmkapid, seadmed üle, seal on protseduure veel, mis on vaja teha, rääkida sellest, et tööjõud on juba ammu saadetud puhkust ja nii edasi ja veel kord, meil ei ole antud luba tegutseda, lihtsalt ettekirjutus sai 31. jaanuari seisuga läbi. Et see ei ole sama, mis kohviku avamise lubamine. Millal me kohviku avamise? Raske praegu öelda, me võtame päev korraga, et üritame kõik need vajalikud protseduurid läbida ja kui me need vastavad load ja taotlused korda saame, siis me vaatame, millises mahus meil on võimalik üldse avada, sellepärast et veel kord ma rõhutan, et oma tõekspidamist ja vaadata, et me kompromisse ei tee ja kompromissi tegemine ei ole ka see, kui meile antakse ette terve rida ettekirjutusi, öeldakse, et nui 4 need kõik tuleb täita või muidu. See ei ole kompromiss. Valitsus on täna saatnud sõnumi ka hommikul käinud erinevatest meediakanalitest läbi 21. veebruar kaotatakse koroonapassi või siis nad isegi kaaluvad kaotada. Mida sellest sõnumist arvab? Kas see peaks nagu mingisuguse rahu tooma täna ka siia? Rahu ta kindlasti ei too, sellepärast et ma olen korduvalt öelnud, et me peame valmistama ennast vaimselt ette ikkagi maratoniks. See, et narratiiv on kergelt muutumis ja mingid inimesed otsivad väljapääsu ja üritavad õigustama seniseid halbu otsuseid. See on iseenesest tore. Mõni päev midagi võita ka ja natukene rõõmu tunda ja võib-olla positiivsemalt päev alustada, aga laias laastus me teame, mille jaoks seda kehtestatakse. Seal oli terve rida tingimusi ette antud, mille peab täitma või mis peavad olema täidetud selleks, et piirang üldse leevendada saaks. See on kõik kaheldav, meie seisukoht siin on olenematult sellest, tuleb need piirangud viivitamatult lõpetada, sest kahju on tekitatud kordades rohkem kahju, majandus on hävitatud ja sellest kõneleb see rahva hulk, kes siin täna kokku on tulnud, et ühiskondlik meelestatus ja negatiivne meelestatus on ju selge. Aitäh teile. Leedu on hea näide sellest, kuidas tegelikult on võimalik kiiresti tegutseda. Leedu on alati olnud meist palju rangem koroonapoliitika, koroonarežiimiga. Aga seal vaadates numbritele otsa ja öelda, et ei ole mõtet selle Taani on teinud otsuse ära mõtletud koroonarežiimist välja, Inglismaa on selle otsuse ära teinud, need riigid on kogu aeg juurde. Meil käib lolli mängimine ja lolli mängimine käib sellepärast, et tänase valitsuse poliitikud on selle režiimi kehtestajad olnud, on seda meile pool aastat järjest väga jõuliselt peale surunud, väga jõuliselt. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja.
Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Mõisad põlevad, saksad surevad, mets ja maa saavad meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Metsad põlevad, maad surevad, meie saame meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele ja meitele ja meitele ja meitele, meitele, meitele. Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Ükskord prahvatab vimm, mis kogunen salaja. Oma nägu! Ta ei ole ustav! Täidan ausalt ja kuulsed ruutumaalt! Ta ei ole ustav! Ta ei ole ustav! Juhitud korralik halduvalt Eesti Vabariigi seadustest! Ta ei ole ustav! Hoiab teenistust! Ta ei ole minu võimu! Rõhutan politsei ülesannete täitmisel rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult! Rõhutan teenida jõudu säästmata oma rahvast ja riiki! Rõhutan vajadusel korral anda oma elu, rahva ning Eesti Vabariigi ees! Lõpetage ära see kuradi Hallo, Monika! Ja nüüd seal meie inimene on bussis! nüüd ongi koerad väljas!
Häbi! Üks vähemalt ise võtse, jah? Tegid, jah? Kui nad võtavad, toovad oma koera, kes hüppasid ühel inimesele peale, toovad oma suukorvis koera, kes teil liikuma on, meil jõud üle. Kuradi kropi välja.